päike sirab silma täiega, aga täna on siis siuke päev, kus on siis tulnud mulle uusi asju ja mitte, et keegi oleks mulle neid tasuta saatnud, vaid ma olen neid ise tellinud ja üks firma siis on siuke nagu Sakk. See on Austraalia firma ja toode kui selline on siis selline asi. Ma ei tea, foto-video inimesed ilmselt teavad, millega tegu on, aga teised ei tea. Ja seda ma tegelikult ootasin hip-hop festivali ajaks, aga kahjuks ta ei jõudnud kohale. Ja jõudis täna, see käib niimoodi kaela. Muidugi mikrofon praegu jäi halva koha peale, panen see mikrofoni siia. Ta käib niimoodi kaela ja peaks tegelikult õige selle pikkuse välja timmima ja siis ma saan näidata, mis asi see täpsemalt on. Ma panen tegelikult selle mikrofoni siia üldse kuskil laua peale praegu. See peab kaamera peale. Kass ärkas vahepeal siin ülesse. Nii. See peaks olema kuidagi niimoodi. Kaamera veits kaugemale ja see mikri uuesti siia külge tagasi. See käib niimoodi siis nagu nii. Ja siis sa paned selle kaamera siia peale ja saad käed vabalt festivalil ringi käia või kus iganes sa oled ja samal ajal siis sa saad rahulikult zoomida sisse välja ja tekitab siis üks stabiilse olukorra, sest kui sa käes hoiad, siis käed väsivad nagu ära pika peale, aga siin peal saad rahulikult toetuda, tahad süüa, juua, probleemi pole, niisugune mugav asi ja need aasad on mõeldud selle jaoks, et sa saad siis kaamera igaks juhuks kinni panna. Siin on taskud, saad panna mingisuguseid uue filtreid, mälukaarte, asju siia endale ja siis endaga kaasas hoida, et vajadusel siis. Vot sellest ma ei saanud aru, mis asi sees on, see ka midagi teeb. Siit saad vist käe läbi panna, et ma ei tea, mille jaoks see muidugi hea on, aga ühesõnaga siukene isand siis. Kaamera istub. Ma proovisin tavalise kotiga ka, aga kui sa keerad selle sadli või sadul nii pidi, siis sa näed tegelikult, et on põhimõtteliselt kaameraga sama lai. Ehk siis, kui sa võtad mingi suvalise õlakoti, siis kaamera seal peal seisma ei jää. Aga siin peal seisab. Ja teine asi, mis ma siis veel näidata tahan, on nüüd see jõudis siia Eesti täna fotopointi ja käisin siis fotopointis järel ära. Ma ei tea, palju neid siis veel on hetkel Eestis saada. Eelmine nädal oli Euroopa tühjaks ostetud Pocket 4B'st. 4 versioon tuli aprillis ja mina olen nüüd ootan seda 5 kuud. Lõpuks jõudis siis minuni ja see on nüüd siis 2 kaameraga versioon. 240 freimi per sekund on filmimiskiirust tal. Võtan selle karbi lahti ja vaatab, mis siin sees siis on täpsemalt. See on nüüd siis see standardkombo. Miks ma valisin standardkombo on see, et mul on DJI mikrofonid olemas ja siukene kott. Okei. Eelmine, mis oli mul 3, Pocket 3, siis Pocket 3-l mingisugust kotti eraldi ei olnud. Küll oli tal kaasas siukene plastikust raam, laadimiskaabel ja mis see koti siis veel on, midagi on siin veel. Nii. Aha, see on nüüd siis millega sa saad teda kinnitada. See käib selle Pocketi külge, ehk siis teeb pikemaks ja sinna saad siis
tripoodi 3 jala panna või minul on veel muidugi mitte Ulansi, vaid selle Tilta metallraam ka veel, millega saab siis toimetada. Ühesõnaga see käib siia külge niimoodi kiirklõpsuga kinni. Ma ei tea, mina näiteks ei julge seda ainult siit kinni panna ja siis sellega hakata kuskil tõstma kaamerat kuskile kõrgele rahva kohale ja filmima, sellepärast et mulle tunduvad need plastikklambrid veidikene mitte hea kinnitus. No. Ma näitan kohe, mida mina kasutan. Aga enne vaatame siia sisse, mis siin sees on. Siin sees on veel 4-ga seda kaasa ei tulnud, sellega tuleb siis, see on siis magnetklipp ja lisavalgus siis. See käib siia külge. Okei, see on nagu hea üllatus, et see kaasas on. Ja siin on siis mingi neid käe igasuguseid hoidikuid on mul väga-väga palju, ma ei kasuta neid kordagi. See on nüüd see Tilta raam, mille ma ostsin siis Pocket 3 jaoks, aga see sobib nii P4, tähendab Pocket 4-le kui ka siis selle 4B-le, nii et väidetavalt öeldi, et sobib, ma ei tea, vaatame, kas sisse läheb siia ilusti see. No, põhimõtteliselt läks väga hästi siia. Ja selle point on siis see, et see keerad selle siit alt ilusti kinni. Ja nüüd võid sa panna siis selle metallraami siia, saad panna käepidemed vajadusel või siis selle paned omakorda siis selle 1/4 kuskile monopoodi külge või siis mingisuguse pikenduse külge. Mina olen pannud seda rode selle mikri jala külge, buumi külge ja siis kuskil 6 meetri kõrguselt saad nagu filmida ilusti, et selles mõttes väheke lollikindlam asi kui see, et ta siit nendest ühendustest kuskilt lahti peaks sul kuskil üleval tulema ja kellelegi pähe kukkuma. Aga jah, ma ei tea, tõmbame vist kiled ära ja vaatame, kas käima ka läheb ilusti. Ja nii, esimene kile läinud, siit ka läinud ja ma võtan siit selle kesta tegelikult alt ära uuesti tagasi, sest seda ma kasutan ainult siis, kui ma tõesti kuskil ekstreemolukorras filmin. Nii, aga see on siuke hea tummine tükk, siukene ja Tilta kodulehel olemas täitsa. Nii, vaatan, peab käima ka. Ahah, sinna poole laadis ennast. Nii, pakib kokku, niipidi pakib kokku ja teistpidi asendisse paned, siis kui käima läheb, siis ta läheb nagu ja jääb nii siis. Ja siis põhimõtteliselt saad selle lambi siia külge panna ja peaks nagu elu lill olema. Jah. Ja hakkaski tööle. Okei, mingi selfie moodis saad siis teha midagi vist. Kui ta sul vastu ei hakka käima, ma ei tea. Tundub nagu ei käiks vastu. Menüü on ikka sama klassika nagu nendel Pocketitel on, kes Pocketitega kokku on puutunud. Aga minu arvates on see Pocket üks parimaid reisikaameraid üldse, mida kasutada, aga nüüd sellel versioonil peaks olema siis võimalik siit ees neid filtreid veel vahetada magnetitega ja tal on siis jah see, et zoomimisvõimalus ja palju mingeid võimalusi rohkem, kui ütleme 3 oli. Ja nüüd on Eestis olemas ja Fotopointis täitsa müügil, nii et mine ise viska pilk peale Fotopointi ja ma arvan, et teised e-poed tulevad ka kohe varsti järgi. Ja kui sul ei ole mikrit sellist nagu siin on, mul on see, need minid ja versioon 3 on juba kõvasti väiksem, aga 3-l ei ole siis jah seda võimalust, et sa võtad siit selle ära ja siin on siis võimalus panna veel juhtmega väike mikker, mis siia ära peita. Ütleme, mina kasutan, kui on mingid pulmad või mingid sellised üritused, et siis nagu. Ja Bluetoothiga ühendab ära ilusti, ei ole mingit probleemi, et hakkab heli siia sisse ilusti jooksma ja saad rahulikult toimetada.
vot, aga selline oli siis jah, see väike ülevaade, aga seniks tšau.